Tere kõigile, täna on 14. jaanuar 2026 ja ma räägin Peep Vassiljeviga, kes on Rakvara vallakogu esimees endine. Ei ole enam. Ma kohe täpsustan ära. Tere minu poolt ja ma olen Peep Vassiljev. Hetkel olen täiskohaga pensionär. Olen 15 aastat juhtinud Sõmeru valda. Peale ühinemist 2017 meiega liitus siis endine Rakvere vald ja uus üksus on siis täna Rakvere vald. Ja mina juhtisin siis Rakvere valla volikogu 8 aastat. Aga nüüd sügisesetel valimistel ma enam ei kandideerinud, sest ma olen 23 aastat isegi 33 aastat, ma olin 6 aastat enne ka Rakvere abilinnapea, nii et ma olen selles valimiste karussellis hästi pikalt olnud ja nüüd otsustasin, et aeg ikkagi lõplikult pensionile jääda. Aga nagu elus ikka tekivad väiksed korrektuurid ja hetkel olen ma andnud nõusoleku osaleda hoopis naabervallas, on Viru-Nigula vallavalitsuse tegevuses. Okei, väga hea, et selle sai korda. Meid viis kokku meie ühine tuttav Timo Kalaus, kes soovitas ühendust võtta, sest et me oleme Telegramis praegu see aasta väga paneme rõhku siis looduse kaitsmise osas ja ka selles osas, et mis värk nende loodusvaradega on, mis värk selle fosforiidiga on, me seal ütleme rohkem Tallinna poole ja ütleme Pärnu ja Kesk-Eesti poolel me oleme väga palju rääkinud sellest Rail Balticast ja üle Eesti meid huvitab metsade hävitamine või siis ütleme lageraie, millega see ka seal tegeleb ja kindlasti kõik need tuulegeneraatorid. Aga siin täna me räägime rohkem fosforiidi teemadest ja ma sain aru, et sa oskad võib-olla midagi kaasa rääkida ka plaanitavast tuumajaamast, mida tahetakse siia kanti siis paigaldada. Alustame kõigepealt, ma lõin su nime sisse ja esimene, mis Google'ist välja andis, oli fosforiidi viimane mohikaanlane. See oli Postimehe artikkel. Mida see tähendab? Miks sind sellise nimega siis tituleeriti? Kuna ma olen selle fosforiidi teemaga hästi pikalt kokku puutunud, alates aastast 1986, igaüks võib ise rehkendada, et sel aastal saab juba siis 40 aastat ja kuidas ma sellega kokku puutuma hakkasin, oli see, et ma küll hariduselt olen hoopis ehitusinsener, ma ei ole geoloogi haridusega, aga 86. aasta oktoobris mind kutsuti tööle Rakvere rajooni täitekomiteesse aseesimeheks ja minu valdkond oligi ehitusvaldkond, projekteerimised, koolide ehitamised ja nii edasi. Aga nagu tol ajal see mureteema oli Virumaal, oligi fosforiidi teema, sest siis oli hästi pingsalt siis kaalumisel, et Eestisse hakatakse siis suuremahuliselt fosforiiti kaevandama, kuigi enne ju teatavasti on fosforiiti kaevandatud küll Ülgasel, see on Maardu lähedal, kui ka hiljem Maardu karjäär, aga see, mis taheti siia Virumaale hakata kaevandama, olid ikka väga mastaapsed teemad ja see oli ka põhjus, siis, miks ma selle fosforiidi teema juurde sattusin. Sealt johtuvalt juba kõik need keskkonnateemad, et ma väga pikalt seda ajalugu ei hakka rääkima, aga nii palju võin küll öelda, et see oli meie tookordse täitekomitee suur ühislooming ja ühistegevus, et moodustati Pandivere veekaitseala, mis andis meile ajalist võitu, andis meile ka siis juriidilist sellist tugevust, et ei saadud kiirustades kasutusele võtta Rakvere maardlat ja nii palju mastaapidest, et see sama Toolse maardla, kus kõigepealt pidi hakkama kaevandatama, millest ka kohe hakkame rääkima tänases kontekstis, siis selle suurus on 101 ruutkilomeetrit, rõhutan kilomeetrit, mitte hektarit, 101 ruutkilomeetrit. Võrdluseks nii palju, et tänase ühinenud Rakvere valla suurus on 297 ruutkilomeetrit, nii et 1/3 valla territooriumist on seesama Toolse fosforiidimaardla. Ja selle pilt on mul ka siin kaardi peal olemas.
et see on päris suur osa valla territooriumist, et 1/3 on selle suurus. Kunda linn jääb siia üles, Tallinn-Narva on siin servas kohe ja see tähendab seda, et Kunda ja Rakvere vahel tuleb üks suur auk, nagu oli plaanis siis 40 aastat tagasi, täpselt sama plaan on ka täna. Edasi teine suur maardla, mis jääb siis osa Rakvere linna väikselt ka linna maalale juba sisse, pluss siis kõrvalvallad ja selle Rakvere maardla suurus on 1030 ruutkilomeetrit. See on terve Pandivere kõrgustik, mille siis, kui sinna peaks tulema kunagi kaevandused, ma just rõhutan, et karjäär on lahti karjääriviisiline kaevandamine, aga Pandiveres me räägime ikkagi kaevandusest, see on Alma kaevandamine. Ja kui me siin Toolse maardla puhul on fosforiidi paiknemise sügavus seal, kus ta siin täpselt, ma võin kohe isegi öelda teile, selle sügavus on 21 kuni 23 meetrit, siis sama Rakvere maardla puhul on fosforiidi paiknemise sügavus 80 kuni 140 meetrit. Nii et see fosforiit langeb põhjast lõuna suunal ja sellepärast siis mida kaugemale sinna Pandivere kõrgustiku alla läheb, seda sügavamale see fosforiit langeb ja siin ütleme see fosforiidi sügavus Toolse maardlal on see 20 meetrit või 22 meetrit just seal, kus need siin 20. novembril 2024 need puurimised tehti ja südamikud võeti, siis näiteks siin, kus juba on see Tallinn-Narva see raudtee, või see, vabandust, maantee, siis siin on juba fosforiidi paiknemise sügavus 44 meetrit. Ma kohe küsin, sina, kes oled juba 40 aastat sellega olnud seotud, sa jagad seda teemat, kas Eestis tuleks need maardlad rajada või mitte, mis sa arvad? Mitte maardlad, vaid jutt on ikkagi karjäärist või kaevandusest. No üldse maardla kui selline, see on juba looduse poolt juba loodud ja tekitatud. Räägime siin, kas seda fosforiidi tuleks Eestis kaevandada või mitte? Ma arvan, et kunagi on see väga suur ressurss ja küsimus on ainult selles, et kas meil on õigus täna meil inimestena võtta see ressurss ära meie tulevastel põlvedel. Ja miks ma seda väidan, on see, et täna me ei tea, kuidas sellest fosforiidist midagi väärtuslikku ja kasulikku toota. Jah, me võime sellest toota ainult B2O5, sealt saame siis, ütleme, fosforväetisi toota ja rohkem mitte midagi. Seda tehti juba Vene ajal 40 ja 45 aastat tagasi Maardus ja see oli ressursi raiskamine, sest nagu on juba ammu ära tõestatud ja ka Vene ajal öeldi seda, et ega see taimed seda fosforväetist sellisel kujul väga ei omastagi, et see on ikkagi meie looduse ressursi väga mõttetu ja arutu raiskamine. Aga kes täna seda teemat nagu survestab? Kes juhib seda, et see tuleks teha? No, eks see on ikkagi meie riigi poliitika, sellepärast, et on tekkinud arvamused, et on võimalik siis meie fosforiidist kätte saada haruldase muldmetalle, mis on maailmaturul tõesti hinnas. Kõik me teame need suured erimeelsused siin hiinlaste ja ameeriklastega, sest teatavasti ju Ameerika sõlmis ukrainlastega väga karmi lepingu maavarade teemal ja just seal ongi need samad maavarad, kus on võimalik need haruldase muldmetalle siis nagu kaevandada ja ümber töödelda ja toota. Teatavasti täna haruldastest muldmetallidest kusagil 96,5% toodetakse üldse Hiinas ja see tähendab seda, et kogu selle valdkonna juhtiv roll on Hiina käes.
jah, me võime ka siin trummi põristada ja öelda, et me oleme ka tublid, sest teatavasti ka Sillamäel toodetakse haruldasi muldmetalle, aga see on niivõrd marginaalne kogus maailma mõistes ja kurb lugu ongi selles, et need samad poliitikud, kes siin nüüd hirmsasti seda juttu räägivad, et meie fosforiidist on võimalik saada kätte haruldase muldmetalle, siis see on lausvale, sellepärast et täna puudub meil tehnoloogia selleks ja samas ütleme siin tuleb ka selgeks teha, et need siis omadused, mis on Toolse maardlal ja milline on siis sellel Rakvere maardlal, ka siin on päris suured erinevused. Nii et ühest on teoreetiliselt võimalik saada ja teisest ei ole üldse isegi teoreetiliselt võimalik saada. Ja eks ma pingsalt nüüd ootan ka neid siis 3 labori neid analüüside tulemusi, ikka aga mingeid väikseid katsetusi meie fosforiidi kohta, mis nüüd toimusid ja mille aruanded peaks nüüd, kas juba on tulnud geoloogiateenistusele või ei ole. Ma siin mõni päev tagasi uurisin, siis öeldi, et veel ei ole, aga teoreetiliselt peaks need kohe jõudma, sest geoloogiateenistuse juht Sirli Sipp-Kulli peab valitsusele oma lõppraporti esitama juba selle aasta jaanipäeval. Sa ütlesid mulle telefonis, et jaanipäeval on mingi oluline istung või tehakse suured otsused? Ma ei oska nüüd öelda, kas nüüd jaanipäeval vaevalt, sest siis on meil kõik liha grillimas, aga eks ta siis juuni lõpus siis seesama geoloogiateenistuse juht teeb selle ettekande ja siis valitsuses läheb nüüd otsustamisele, et mis siis edasi saab, sest praeguse projekti maksumus 6,1 miljonit on riik nagu raha eraldanud selleks uuringuteks, sealt ka need puurimised ja muud asjad siin siis ja laboriuuringud, aga et kas siis minnakse edasi ja kuidas minnakse edasi, et minu jaoks on hästi muret tekitav, et üks teine protsess, mis ka paralleelselt selle uuringutega on toimunud, on siis maapõueseaduse muudatuse eelnõu, mille kohta siin juba varakevad või eelmise aasta lõpus juba tuli siis selle VTK, see on siis need selline sissejuhatav osa, kus siis räägiti selle fosforiidi kaevandamise kasulikkusest, eelkõige muidugi oli see suunatud meie vallale, kus meile lubati siin lausa 23 miljonit aastas ja nii edasi, mis olid täiesti müstilised numbrid ja ma ei tea, kust laenurgast need olid tuletatud. Ja samas need tingimused, mis me pärast pidime siis nagu täitma või leevendama, siis sisuliselt need miljonid olekski meil läinud siis hoopis inimestele veeprobleemide lahendamiseks ja nii edasi, sest inimesed sel juhul jäävad oma joogiveest ilma ja nii edasi. Ja me peame siis hakkama ehitama seal uusi puurkaeve või veetrasse ja nii edasi kõik hajaasustusalalle. Sest nii palju ütlen küll, et selle Toolse maardla peal elab täna 1050 inimest. See on siis ikkagi sadu maju? On siis korrusmaju, aga enamus on siis jah, eramud seal. Aga nüüd ongi, et miks ma seda maapõueseaduse muudatuse juttu tõin, on see, et seal on siis väga olulise punktina sisse toodud kontsessiooni mõiste. Ja see tähendab seda, et riik paneb siis, kui nüüd oletame, et valitsus otsustab, et jah, see on meil perspektiivne raha teenimise võimalus, siis ma näengi tõsise murena ja ohuna, et pannaksegi siis seesama esimene osa sellest Toolse maardlast seal Aru karjääri ümbruses koos Aru karjääriga, see on kokku siis 10,6 ruutkilomeetrit, see on üle 10% kogu maardlast, pannakse kontsessiooni alusel oksjonile ja ükskõik milline maailma riik võib siis selle ära osta ja tema hakkab siin siis toimetama. Jah, sinna küll pannakse need mängureeglid ja tegevuse need reeglid küll fikseeritakse ära, aga selge on see, et ega siis kui siin mõni riik juba hakkab siin ise toimetama ja eelkõige mingi välisfirma siin, siis selge on see, et neid enam meie need mured väga ei huvita. Teine asi, et mis saab meie inimestest, selle peab lahendama siis meie enda riik
ja kuhu me neid inimesi siis ümber paigutame, mis neist saab ja nii edasi, et see on kõik pikad, rasked teemad. Peale selle ei ole siiamaani ka lahendust, mis saab siis selle fosforiidi peal paikneva siis graptoliitargeliidi peal, sest näiteks seesama, kui ma toon jälle paralleeli Maardu karjääriga, siis seesama graptoliitargeliit põleb seal juba üle 40 aasta seal ja miks ta põleb, ta sisaldab siis seda orgaanilist ainet nimega püriit ja püriit siis sisaldab jälle väävlit ja väävlõhuga kokku puutudes siis kuumeneb ja sealt see põlemine alguse saabki. Ja tulemus on see, et siis seesama graptoliitargeliit sisaldab suures koguses Mendelejevi tabeli raskeid metalle ja see kõik siis leondub põhjavette. Mul on minu meelest nüüd väga oluline küsimus on kogu selle asja juures, et sa mainisid umbes nii, et tuleb see kontsessiooni mõiste, eks ju, et sisuliselt nad paned justkui nagu oksjonile. Nii. Ja et siis keegi teine tuleks, hakkaks toimetama. Küsimus on, et kas riik, meie enda riik ei saa seda ise kuidagi toimetada? No see ongi, miks ma ütlesin, et kas meil on õigus oma tuleviku siis laste või lastelaste eest neid asju ära raisata, vaid ma ütlengi, et vastupidi, meil on tublid siis teadlased ja tublid laborid siin nii TalTechi juures kui Tartu Ülikooli juures, et mina väidan, et seda uuringuid tuleks meil endal jätkata, et see uuringute tulemusena saadav know-how jääks meie enda riigile, et ega jah, need andmed, mis me nüüd siit Belgia või Kanada või Soome laboritest me nüüd raportite näol saame, siis selge on see, et mingi osa ikkagi sellest teadmistest jätab see labor endale. See on ju täitsa loomulik, ega me kodus ka ei räägi võib-olla kõiki asju ära, mida me teame ju. Ja valged valed. Ja siis et pigem ikkagi panustada meie enda teadlaskonda, meil ei ole kuhugi kiiret selle maavaraga juhtu seal maapõues mitte midagi. Teine asi, kui me täna räägime Toolse maardlast, siis see on ainult lahtine karjääriviisiline kaevandamine. Jääb suur auk, kes on Tallinnas, siis on näinud seda veokarjääri, mis jääb järgi, siis täna selle arukarjääri suurus on siin ligi 10 ruutkilomeetrit juba ja ta on ainult üks suur auk. Et eriti praegu, kus seda lubjakivi võetakse, seda sama lubjakivi seal kaevandatakse ja seal on selle karjääri sügavus 17-18 meetrit. Aga nagu ma ütlesin, et fosforiidin on sealt veel mitu head meetrit maad ja hiljem, kui nüüd minnakse siia lõuna pooles, nagu ma ütlesin, 44 meetri sügavusel. Et see auk jääb siis 44 meetrit. Ja siis, et kuhu meil kiiret on, et on ikkagi elu areneb ja miks mitte ei oleks hoopis mõeldav tulevikus siis mitte maapõue üldse mitte lahti võtta, vaid on tulevikus võimalik hoopis fosforiit kätte saada siis hüdromenetlusega. No ütleme, nagu jämedat liivagi täna ju hüdromenetlusega kaevandatakse. Et jah, selle sama fosforiidi kaevandamist on võimalik ka hüdromenetlusega, nagu siin näha on, siis fosforiit on selline jäme liiv. Tema täpselt koostist ma ei hakka praegu siin pikemalt seletama, aga kui see nüüd ta on ju selles ordoviitsiumi veelademes, ta on suht märjas keskkonnas, et miks mitte tulevikus siis, kui on ka juba tehnoloogilised robotid olemas, et ongi võimalik see fosforiit seal maapõues, kus ta seal lasub seal 20 meetri sügavusel ja kuni 40, ütleme, et on võimalik ta hüdromenetlusega kätte saada, saab ju selle fosforiidi filtritega või mis iganes tehnoloogiaga saab kätte ja selle sama vee saab ära puhastada. Ega ta eriti ei määrdugi sellepärast, et fosforiit on seal sees ja koos tuleb ta üles, eks ta saab selle vee siis nagu sinna
veehorisonti tagasi jälle suunata ja me ei riku keskkonda, me jätame maakoore alles, meie põllumaad jäävad alles, sest sellesama Toolse maardla peal on üle Eesti keskmise põlluviljakus, mõistega boniteet on 46-47, mis on üle Eesti keskmise. Me jätame kõik need põllud alles, meie inimeste kodud jäävad alles, meie põllumajandustootmine jääb alles, meie loomad, me anname väga suure osa ju piimatoodangust Eestile kui liha tootmiseks ja nii edasi, kõik need asjad säilivad. Kui me teeme ainult ühe suure augu, me saame selle korraks selle fosforiidi maardla maha müüa väliskapitali, saame siin natukene raha Eesti riigieelarve parandamiseks ja sinna see asi kõik lõpeb. Aga kõik see ressurss, mida tulevikus, kui meie enda laborid on välja töötanud, mis kõik on võimalik fosforiidist välja võtta, on täitsa siis juba hoopis teistes dimensioonides, teistes numbrites ja ma usun, et meie lapsed või lapsed, ükskõik mitu põlve edasi on palju targemad, kui meie täna oleme, tehnoloogiad ja kõik arenevad. Täpselt sama on ka siis sama klaptoliitargeliidist, kuna see on ka üks tohutu tegelikult väärtuslik tooraine tänu just selle sama Mendelejevi tabeli nende komponentidele, kõik elementidele, siis ka sellest on võimalik kõik kätte saada. Aga kuna me täna jälle rohkem ei oskagi seda teha, kui praeguste variantide puhul tuuakse maa peale, raisatakse ära, pannakse vaalu, kõrget kuhilat ei tohi teha, sest siis ta läheb kohe põlema selle sama teemaga, mis ma enne seletasin ja me raiskame ka põhjavee ära. Selles suhtes ma palun ükskõik keda anda valitsuse tasemel, Riigikogu tasemel, ma olen ka Riigikogus neid asju seal püüdnud seletada, et kulla inimesed, et ärme võtta omale sellist õigust ja rikkume selle maavarra ise ära ja jätame oma tulevased põlved ilma sellest suurest varandusest, mis meil täna maapõues on. Kas mõni poliitik või erakond võtab sinu juttu rohkem kuulda kui mõni teine? Võib-olla on natukene rohkem tähelepanu sellele teemale pööranud EKRE, sest ja miks just EKRE, sest kui meil oli seal Riigikogu saalis, konverentsisaalis oli fosforiidi teemaline konverents, siis selle eestvedaja mulle oli abiliseks Evelin Poolamets, Riigikogu liige, aga tema on ka meie Lääne-Virumaa saadikute rühma eesotsas. Meil on suht vähe saadikuid, ainult 5 saadikut Lääne-Virumaalt ja siis Evelin oli nagu selle initsiaator seal. Ja sealt ka võib-olla siis suurem tähelepanu siis fosforiidil, aga minu juures on siin käinud küll rohelised, olen rääkinud ka siis Eesti 200 delegatsioon käis mul siin ja eks ma olen üritanud ka teistele erakondadele siis nagu neid asju selgitada. Olen kohtunud ka tollase kliimaministri ja praeguse peaministriga Rakveres Kristen Michaliga, olen käinud ka endise kliimaministri Yoko Alenderiga kohtumas, ka temale püüdnud seletada, nii et ma olen ikkagi püüdnud erinevatele poliitikatele neid asju selgitada, et panustame teadusesse, aga ärme torma üle pea kaela hukatusse. See ütles mulle telefonis, et Margus Raha, Margus Tsahkna ja Yoko Alender kuidagi propageerivad seda teemat või? No kui nüüd jah, sest et mul on siin ka materjalid kaasas, kus ma võin neid artikleid näidata, kus siis Margus Tsahkna ja Yoko Alender Kanadas käies seal kohtusid ka Ameerika ärimeestega ja propageerisid just seda sama, mida ma algul siin ütlesin, et mis ei ole tõene, et meie fosforiidist on võimalik saada neid haruldasi muldmetalle. Selge on see, et sel juhul nendel partneritel ju kõigil hakkavad kohe ju mõtted liikuma. Huvitav, nad käisid justkui nagu seal juba müümas midagi või? No jah, et jääb siuke mulje nagu. Jah, et siin on, kui vaadata need riigimeedias olnud artiklid, siis on need asjad sellised ka välja käidud ja siis
see ongi nagu muret tekitav. Teine asi, kui sa nimetasid nüüd siis Margus Raha, siis tema on see, kes on otse selle maapõueseaduse muudatuse ja kontsessiooni mõiste sissetooja siis Kliimaministeeriumist. Et selles suhtes on nad nagu erinevates rollides, et nad juba käivad seda justkui nagu seal müümas, kuigi seadust veel ei olegi? Ei üks seadust ei ole ja ma ütleksin, et nagu vanarahvas ütleb, et karu jookseb alles metsas ja me juba müüme kasukat. Mitte isegi nahka, aga me müüme juba kasukat. Wow. Et see on see teema, mis nagu on muret tekitav, et kohe ma usun, ma leian. On nii palju siin materjali kogunenud aegade jooksul, et ma tean, ma mäletan lapsepõlvest, et kui oli see 80-te lõpp ja nii-öelda see fosforiidisõda, et ma tean, et see läks inimestele korda. See oli nagu suur teema. Kuidas see täna on? Kas inimestel läheb see korda või pigem kõigil on juba nii kiire ja enda hammasrattas? Kui palju see tähelepanu on üldse püüdnud? Minu käest on seda päris mitu korda küsitud, et kui tõmmata paralleeli siis ütleme seal 80-ndate aastate inimeste siis kaasa tulemises, kaasa mõtlemises ja versus siis tänane päev, siis ütlen ausalt, et tol ajal oli inimestele neid asju selgitada ja kaasa tõmmata kordades kergem kui täna, sellepärast, et tol ajal oli ju fosforiidi teema seotud ka Vene võimu alt vabanemise teemaga, kõik me tol hetkel ju ainult selle nimel mõtlesime ja elasime, kuidas siis sellest Vene võimu alt välja saada. Aga siis täna on natukene keerulisem. Üks asi on siis meie enda meedia propageerimine, et siis kui kasulik see Eesti riigil on, kui me seda fosforiiti hakkame kaevandama või müüma või mis iganes. Ja teine on, et eks nad seal kusagil Virumaal võivad kaevandada, aga peaasi, et minu aia taha ei tule. Sama nimi EMA seal, et see ongi nagu siis jah, et kui siin aeg-ajalt vehitakse ka siin nende küsitluste teemadega, et kas Eestis hakata fosforiiti kaevandama või mitte, siis täiesti kardinaalselt on erinevad, kui küsida näiteks siin Virumaa inimeste käest või veel vähem siin, või see täpsemalt meie maakonna või valla inimeste käest, siis see on hoopis, need protsendid on seal 99% vastu ja kui küsida seal Lõuna-Eesti inimese käest, siis kusagil seal põhjas Eestis, jumal temaga, et kui ikka väga kasu on ja saame riigile raha, miks mitte. Et sealt ja teine asi, et enne kui inimestele minu pärast panna või siis siin sellele rahva hääletusele või küsitlusele, Gallupile, et enne oleks vaja inimesi siis nagu harida, et kas see härra, meie ainuke akadeemik selles valdkonnas, Kalle Kirsimäe, et kuulata tema neid seisukohti, tema teadmisi, tema arvamusi, et siis kindlasti meie inimeste see mõtlemine ja lähenemine muutub kardinaalselt. Ja teine, mis on hästi oluline, mida tuleb ka silmas pidada, et sellisel kujul, nagu me siin neid on mõeldud selle fosforiidi kaevandamisest, siis see ei ole konkurentsivõimeline siis muude maardlatega. Kui me räägime, kus hästi tihti käib oma tudengitega, Kalle Kirsimäe on siis seal Marokos või Jordaanias, kus fosforiiti kaevandatakse kõrbes, kus ei ole ühtegi elanikku, võib-olla mõni kaamel seal jalutab ringi, ei ole põhjavett, ei ole põllumaad
ja seal selle transee pikkus on seal 340 kilomeetrit, kus need lihtsalt kaevandatakse ja mis on sealt tulev maailmaturu hind ja teine, mis on meil. Kui me kõik need tekivad kahjud lihtsalt elimineerime ära, et neid ei ole ja ei tule ja me ei arvesta, ei see, et me siin peame inimesi ümber asustama, et me põhjaveed, me põllumaad kõik hävivad. Ja kui me need kõik nulliks teeme, jah, siis võib-olla on teoreetiliselt võimalik seal selle maailmaturu fosforiidi hinnaga siis konkureerida, aga no nüüd ongi küsimus, et me vaatame selle mündi seda kuldset läikega poolt, mitte me ei vaata mündi teist poolt, et mis see kõik meile kaasa toob. Just. Ja vaat siin ongi vaja seda talupoja tarkust, et head inimesed, mõelge rahulikult ilma emotsioonideta, kalkuleerige, mis on see tulupool ja mis on kulupool ja mis on bilanss. Just. Okei. Räägin nüüd teisest teemast ka. Ma tahtsin küsida tuumajaama kohta, et kuuldavasti plaanitakse, kui Eestisse teha tuumajaam, siis ta peaks tulema kuhugile Rakvere kanti. Mida sa sellest oskad meile rääkida? Ma nii palju täpsustan ära, et eelmise aasta suvel algatati valitsuse otsusega, vist oli 23. mai, kui ma mälu ei peta, algatati riigi eriplaneering. Ja see puudutab nüüd siis küllalt suurt ala, mis hakkab siis Rakvere valla siis läänepoolsest servast, natuke piirneb ka Rakvere linnaga, see on hästi marginaalselt. Ja siis see ulatub edasi Viru-Nigula valda, Lüganuse valda ja natuke vist peaks ka Kohtla-Järvet ja Toila valda, nüüd juba ühinenud Jõhvi valda seal puudutama, see on kogu see ala. Ja miks nüüd selline ala võeti, sest siis teatavasti seda tuumajaama võimalikke asukohti on siin juba Fermi-Energia teinud siin juba mitu head aastat tagasi, kus algselt oli seal vist 19 võimalikku asukohta, siis lõpuks jäi järgi siin ainult 3-4 ja need sama võimalikku 3-4 asukohta ongi nüüd selle sama algatatud riigi eriplaneeringu alal. Nii et praegu on päevakorral siis 2 võimalikku asukohta. Üks on siis Lüganuse vald, see on siis seal Kohtla-Järve ja ütleme A-ranna vahel, seal on need alad, kus on võimalik siis ütleme seda tuumajaama paiknemist arvestada. Ja teine on siis Kunda külje alla, siis Letipea lähedale. Ja siis miks need kohad on just nagu välja valitud, on siin mitu aspekti. Üks on see, et peab olema jahutusvesi, ka väikereaktoritel, mida Eestisse kavandatakse, need on siis 300 megavattise võimsusega reaktorid. Tänastes kontekstis räägitakse 2 reaktorist, kokku 600 megavatti, et saada juhitavat energiat ja et siis oleks tal tagatud geoloogia. Need reaktorid lähevad kusagil 30 meetrit maa sisse, et geoloogia kannataks välja, jahutusvesi, siis on oluline siis ka elektritarbijate olemasolu või vajadus, ütleme, et kes elektritarbijad teatavasti näiteks Kundas on ju ka Eesti suurim elektritarbija, Estonian Cell, kes tarbib kusagil 4,5% Eestis toodetavast elektrienergiast kogu mahust. Edasi on vajadus ülekandeliinideks, selleks, et elektrijaama teenindada on vaja siis ülekandeliine, 330 kilovoltised ja need peab olema vähemalt 2 suunas, et oleks ka siis ohutus dubleeritud ja nii edasi. Ja praeguste plaanide järgi see riigi eriplaneering peaks siis jõudma oma tulemuseni siin 4-5 aasta jooksul. Siis ongi kõik need praegused protsessid siin käivad, küll need rahvaga kohtumised, kes siin samas saalis on toimunud siin need kokkusaamisi. Väga intensiivselt tegeleb selle teemaga Fermi-Energia, sest nemad on nagu seda rongi kogu aeg vedurina vedanud.
nüüd on siis, käib ka riigi poolt siis tuumaenergia seadusandluse siis väljatöötamine, on moodustamisel ka tuumaagentuur Eesti oma, mis jääb siis Keskkonnaameti ja alluvusse ja need erinevad riigi institutsioonid sellega tegelevad. Minu jaoks on natuke arusaamatu, et miks selle riigi eriplaneeringuga ei taheta käsitleda võimalikku asukohta tuumkütuse lõppladestusele, sest jah, mind küll rahustatakse, et see tuumkütuse jäägid maht ei ole väga suur, et kusagil 12 tonni aastas tekib tuumkütust ja tuumareaktori elukaar on 60 aastat, et noh, need kogused tekivad hiljem. Ka eile ühel arutelul Rakvere riigimajas oli sellest juttu, et noh, umbes nii, et need tuumkütuse jäägid hoitakse seal jahutusvannis ja nii edasi, aga see jahutusvann ja ka need siis esimese ja teise kategooria jäätmed, noh alates töökindad ja kitlid ja mis on ka ju kõik radioaktiivselt saastunud, et need siis ladustatakse ja siis jäetakse sinna tuumajaama territooriumile betoonsarkofaagidesse, aga kus siis ikkagi nende tuumkütuse lõppladestus saab olema, sellest praegu ei räägita. Küll on erinevaid variante, et noh, et ala seal Paldiskisse, kus teatavasti on meil ju see veneaegne allveelaevnike reaktori need osad seal, või siis noh, teoreetselt muidugi oleks kõige mõistlikum lahendus, kui kunagi ülemaailmselt lepitakse kokku, et on võimalik mingi regioonide need jäägid ladustada hoopis juba korralikesse hoidlatesse, nagu on Soomes seal Olkiluotos, nüüd see uus. Aga siis peaks seda transportima? Jah, aga noh, see ei ole ka mingi nii suur risk, mida ei saaks maandada ja ära vedada, aga see variant, mida praegu räägitakse, et noh, et umbes me puurime siin kuni kilomeetri sügavuse puuraugu maa sisse, noh, selle läbimõõt peab vähemalt meeter olema ja sinna gneissi puurimine on väga vaevarikas, kui vaadata, kui raskelt puuriti neid fosforiidi võtmise puursüdamikke siin 1,20 m diameetriga, siis kilomeetri sügavust puurauku, ma usun, tavainimene ei kujuta isegi ette. Ja ma mäletan, kui siin Jõhvi magnetilises anomaalias puuriti seal 720 meetri sügavusele ja selle augu läbimõõt oli seal võib-olla seal 7 sentimeetrit ainult ja kui palju sellega nähti vaeva, siis ütleme sellise meetrise läbimõõduga augu puurimine sinna gneissi, no ütleme graniidi sisse rahvakeeli, on hoopis keerulisem ja kilomeeter on ikka väga sügav auk, nii et selles suhtes need asjad kõik on veel alles aruteludes ja ütleme lahenduste otsimise faasis, aga tähtis on ka see, et kui me midagi mõtleme, arutame, et need oleks ka siis nagu realistlikud ja et ei oleks väga sellistes ulmevaldkondades. Aga mis su enda kõhutunne või ütleme know-how ütleb, kas Eestil on vaja tuumajaama või ei ole? No ega meil palju siin variante ei ole, sellepärast, et ega selge on see, et selle põlevkivi energeetikaga meil kuhugi minna ei ole, sest see on niivõrd ikkagi heitmete rikas, noh alates siis CO2-st või siis ka need jäägid, mis seal jäävad, et me ju kõik teame neid aherainemägesid, mis on jäätmed, meil on siis seesama põlevkivi lendtuhka, mida tekib seal meeletus koguses elektrijaamade taha sinna Soldino metsadesse, siis mina ütlen, et see põlevkivi on ülihea jälle keemia tooraine hoopis, kus on võimalik võtta ikkagi väga erinevaid komponente välja, millel on hoopis teine hinnalipik kui see, mis me seal lihtsalt ahjus põletame.
et selles suhtes mina arvan, et ka põlevkivi tuleks säästa meie järgnevatele põlvedele, panustada rohkem ka põlevkivi uuringutele, nagu seal Kohtla-Järvel küll tehakse, aga ega seal ka väga rahastamist taga ei ole riigi poolt. Et see oleks üks teema, aga meil ikkagi on vaja juhitavat energiat. Noh, väga lihtne näide oli siin ka eile näiteks 12. jaanuaril, kus elektri börsihind oli seal ligi 240 € megavatt-tunni eest. Ma ise olen ka börsipaketi inimene, ma jälgin igapäevaselt, mis see hind on, kui tuult ei ole. Talvel ka need päikesepaneelid on lumega kaetud ja nende efektiivsus on nullilähedane. Tuulikud ka kõik seisid siin ja ongi küsimus, aga et noh, ja paraku, kui veel väljas on 15-20 kraadi külma, nagu meil siin eile Virumaal oli, siis ongi küsimus, et noh, mind isiklikult päästavad küll küttepuud, aga jumal tänatud, et need siin ära ei keelatud, nagu vahepeal siin juba mõtted. No see võib tagasi tulla, see keeld. No loodame, et jälle talupojamõistus ikkagi võidab. Aga just, et seda juhitavat energiat on meil vaja. Mina ei ole vesiniku usku, sellepärast, et vesiniku protsess on niivõrd energiakulukas, selle akumuleerimine on väga keeruline, selle transport on ülikeeruline, et arme selle peale küll väga panusta ja siit ongi johtuvalt siis ainuke variant on siis tuumaenergia. Ja küsimus ongi, et me peame ikkagi vaatama energeetikat kui kogu seda energiaportfelli tervikuna, et meil oleks tuulikuid, me ei läheks nendega hulluks, nagu me siin alles siin eelnevatel aastatel oleme läinud, et terve Eestimaa metsa asemel võiks tuulikuid olla. Noh, mets on mets, kas on tuulikumets või on puidumets, mis seal vahet on. Et kusagil peab veel inimene ka veel ringi käima, kui sobib ja kui ei sobi, siis pole probleemi, pole inimest, pole probleemi, nagu üks vuntside konu siin 80 aastat tagasi. Et selles suhtes tuleb ikkagi, kutsun üles kogu aeg ikkagi talupoja mõistusele, et arme lähe hulluks mingi teemaga. Teine oli ju see sama meretuuleparkide teema, nagu siin vahepeal oli, et me toetame meretuuleparke siin 2,6 miljardiga. Samas see ongi kõik meie maksumaksja raha. Aga kellele me seda tuuleenergiat siin toodame ja palju sellest Eestile jääb ja nii edasi, et noh, neid asju tuleb vaadata tervikuna. Ma mäletan 2014 ma olin ka seal natuke kaasatud energia siis arengukava koostamisse, siis räägiti ainult põlevkivi energeetikast. 2014, on 10 aastat tagasi või natuke rohkem. Ja siis oli suur vaidlus, kas hakata kaevandama põlevkivi, kas seal 16 miljonit tonni aastas või 20 miljonit, selle ümber käis see lahing. Mitte keegi ei rääkinud tol ajal ei tuumaenergiast. Noh, mäletate, oli natuke põgusalt juttu uuesti Ignalina tuumajaamast leedukad hääletasid selle maha. Täna on leedukad täitsa mustas augus, omal neil praktiliselt ju seda enda toodetud energia hulk on ikka suht väike, enamus elatakse ikkagi siis import sellest energiast, noh, lätlastel on niimoodi sõu seal ja nüüd ongi, et miks Baltimaades on siin elekter 3-4 korda kallim, kui on näiteks Soomes, siis noh, see ongi see meie otsustamatuse ja valede otsuste tulemus, nii et igal juhul me peame vaatama, et me ei pane siis need mune ainult ühte korvi, et ainult me ei räägi tuumajaamast, on vaja ka neid erinevaid aspekte, kindlasti on ka julgeoleku siis kontekstis vaja ka hajutada just väiksemate nende erinevate lahendustega. Noh, siin vahepeal päris hästi arenes meil siis nende kombijaamade teema, kus meil siis toodeti korraga nii sooja kui elektrit, noh ka need ütleme väiksemad linnad, siin ka Rakvere on kombijaam olemas ja nii edasi, et vaadatagi, kust veel on võimalik neid kombijaamasid teha. Et kui peaks meil kunagi mingi kriisi olukord tulema, et siis ei oleks see energia tootmine kõik ühes kohas. Väga hea artikkel oli eile, vist oli Delfis, kus siis endine Ukraina selle energia selle riikliku organisatsiooni juht
noh, ta küll enam hetkel ei ole selles ametis, aga ta rääkis väga ilusti siis oma Ukraina sõja kogemusi, kuidas kõik imestame, et kuidas ikkagi ukrainlased iga selle venelaste raketi ja droonirünnaku tagajärjel ilma jäävad need sooja tootmised kui elektri tootmised nii kiiresti suudavad uuesti jälle jalule tõusta. Vot seda artiklit ma soovitan kõigile mõttega lugeda, et miks me ei peaks siis võtma teiste riikide või inimeste kogemusi, et ka enda turvatunnet tõsta. Ma küsiks lõpetuseks, et me rääkisime alguses sellest maapõueseaduse muudatusest, eks ju, et seal on see kontsessiooni mõiste, eks ju, et sisuliselt nad nüüd teevad otsuse, kas panna see nagu enampakkumisele, eks ju, see kaevandus, kes tahab siia tulla? No, ma nii palju täpsustan, et hetkel ei ole veel seesama maapõueseaduse muudatus Riigikokku jõudnud, kuigi see pidi juba eelmise aasta suvel jõudma, eeldusel, et kusagil augustikuus peale Riigikogu puhkust võetakse see seadus vastu, et praegu on see asi jäänud mingil põhjustel toppama. Aga tead, mu kogu küsimus on see, et ma saan aru, et me ei peaks seda tegema, me ei peaks sisuliselt enda seda maavara panema nii-öelda oksjonile. Absoluutselt. Eks ju, nii, et see on see kõige olulisem osa, et kas, et seda juhtuks, kas tuleks teha mingi, ma ei tea, petitsioon või siis, mis on see roadmap, et see ei läheks oksjonile, et see maavara jääks siia? No ma kõigepealt ootaks nüüd ära selle sama 3 labori raportit ja mis raporti kokku kirjutab geoloogiateenistus, millega ta läheb valitsuse ette. Et mis sealt välja koorub, kindlasti jälgin seda ja loodan, et ma saan võimalikult kiiresti ka sellele materjalile ligi. Ja teine on, et siis kuidas seda serveeritakse otsustajatele nii valitsuse tasemel, kui hiljem ka peab see Riigikokku minema. Ja ma usun, et see teema võib kaudselt minna juba ka Riigikogus arutusele selle sama maapõueseaduse muudatuse kontekstis, et see ongi need omavahel läbi põimunud 2 teemat ja see sama maapõueseaduse muudatus ongi ju tekitatud selle sama fosforiidi müügisoovi valguses need asjad. Et siin ongi meil vaja kõigil, nii minul kui teil, kui tervel Eesti avalikkusel jälgida nende protsesside kulgu ja õigel ajal siis selg sirgu jälle lüüa ja suu lahti teha ja öelda, et kulla otsustajad, et ärme kiirusta, ärme rapsi ja tuleme talupojamõistuse juurde jälle tagasi. Aitäh, Peep, selle aja eest. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh.